Eesti lipp saab täna 140. Eesti riigi vanus on 105. Mida see meile ütleb? See räägib meile sellest, et kõigepealt on idee, on aade, on unistus. Siis tuleb selle unistuse eest võitlemine ja siis see unistus teostub oma riigi näol. Mitte täiuslikult, aga ikkagi teostub. Ka 35 aastat tagasi, veel Nõukogude okupatsiooni ajal, kõigepealt toodi välja Eesti lipp, kes sai selle vanaema või vanaisa poolt pööningu heinte alla peidetud või põrandalaudade alla peidetud lipu kätte, kes õmbles kodus ise. Kõigepealt toodi välja unistus, idee, siis tuli võitlus ja siis tuli oma unistuse teostus oma riikluse näol. Ka mitte täiuslikuna, aga ikkagi. Meil on vedanud täna. Meil on võimalik oma lippu kõrgele tõsta ja selle lipu all olles teada, et siin on korraga nii unistus, ideaalne, ilus unistus rahvusriigist, oma keelest, kultuurist, aastatuhandete kaugusele sügavusse minevatest juurtest, oma ainulaadsest eestlaseks olemise identiteedist ja samal ajal on meil erinevalt nii mõnestki teisest varasemast põlvkonnast ka oma riik. Iga päev, kui see lipp lehvib meie kodudel, meie riigiasutustel või lihtsalt avalikul platsil, on meil korraga võimalik olla tänulik selle üle, et meil on olemas nii unistus kui reaalne teostus oma riiklusest. Ja meie kõigi ülesanne on hoolitseda selle eest, et see ideaal ei kaoks ära, et meie lipu ideaali ei lörtsitaks ära ja et me oma rumaluses, ahnuses, väikluses ei mängiks maha oma riiki. See on meie põlvkonna kohustus. Elagu Eesti lipp, elagu Eesti!